Tšau, kuidas teil läheb? Seekordses reisivideos oleme me jõudnud Lõuna-Prantsusmaal Saint-Paul-de-Vencesse, mis on keskaegne kunstnike linnake ja mis asub ühe mäe otsas. Selles linnas on palju galeriisid ja kunstipoekesi. Ning selle linna surnuaias asub kuulsa kunstniku Marc Chagall'i haud. Siin on Chagall'i haud. Paneme kivi. See linnake tundus mulle veel eriline selle poolest, et mul tekkis seal olles tunne, nagu ma oleks seal varem olnud ja ma olen ka sarnaseid tänavaid korduvalt oma unenägudes näinud. Siis käisime me veel keraamikalinnakeses Vallaurises, kus oli parajasti ka rahvusvaheline kaasaegse keraamika biennaal ja lisaks sellele käisime me seal ka Picasso keraamikamuuseumis. Kahjuks ma tegin seal linnas enamasti pilte ja väga ei filminud. Reisil olles juhtus meil ka üks kummaline vahejuhtum. Tulles ühest muuseumist tagasi oma rendiauto juurde, oli üks auto aken katki. Ja ei teagi, kas keegi lõi selle akna sisse või olid klaasil juba enne mingid pinged sees, aga õnneks polnud autost midagi võetud ja kuna meil oli ka kindlustus olemas, siis anti meile lihtsalt uus auto. Eelmises reisivideos rääkisin ma Nizzast ja sellest, kus me täpsemalt peatusime. Eelmise video link on ka muide all video kirjelduses olemas, kui te seda veel näinud ei ole. Mida ma aga eelmises videos ei jõudnud näidata, oli see, kui hubane ja armas see villa oli, kus me peatusime. Sealt oli imeline vaade. Aias õitsesid erinevad taimed, mida kõike sai maalida ning hoovis oli ka jahutav bassein, mis oli sellise palavusega lausa õnnistus. Järgmises videos aga näitan ma teile kahte oma lemmikut kohta selle reisi jooksul. Monacot ja Esees asuvat kaktuste aeda. Aga aitäh vaatamast ja kohtumegi järgmises videos. Tšau!